ikka tõeline šokk. Mul oli just ilmaeeter samal päeval ja tulin koju nii nagu tavaliselt ja siis kuna meil Hugo puur oli täpselt seina ääres, et otse kui koridoris sisse tuled, siis on näha, siis mul ikka vajus konkreetselt suu ammuli. See oli ikka selline üllatus, et kui ma nägin seda väikest kutsikat puuri sees. Tegelikult oli pere juba ammu koera võtmist arutanud, kuid polnud veel otsusele jõudnud, millist õugu ta võiks olla. Kuidas siis see valik sai tehtud? Ma ei tea, ma nagu mingit väga hullu mingit eeltööd tegelikult ei teinud, et mulle on kogu aeg meeldinud retrieverid ja siis ma nagu ma ei tea, mulle on lihtsalt need kogu aeg meeldinud ja nad on selles suhtes, nad on hästi sõbralikud, see tõug on hästi sõbralik. Mulle meeldis veel see, et nad tegelikult tahavad üsna palju liikumist saada, ehk siis et motiveerib ka ennast natuke rohkem mingid jalutuskäike tegema. Ja kuna meil on lapsed ka, et siis just ongi see sõbralikkus, et see oli kõige põhilisem asjast. Šoki sai uuest pereliikmest ka 10-aastane kass, kes oli 1,5 päeva lausa kadunud. Nüüdki tuleb allkorrusele vaid sööma ja õue minekuks. Aga ülejäänud perel on Hugo üle suur rõõm. Nagu näha, ta on ikka tõeline energiapall, et minut aega pole näinud või tuled ülevalt korruselt üles alla, siis tal on jälle selline tunne, nagu poleks tükk aega üksteist näinud. Kuidas temale see nimi tuli? Nimega oli üsna lihtne. Mul oligi üks nimi, mis mulle meeldis ja Alar küsis, et tema tõi... Kätil otsustada nime. Ütles, et ta tõi koera, et ma võin nime valida. Ja kuna mul see üks nimi oligi, siis ma ütlesin, et Hugo võiks olla nimi ja nii ta oligi kohe. Hugo on oma uues kodus esimese 2 nädala jooksul juba ka haige olnud. 2 päeva tagasi koeral tekkis palavik, muutus loiuks ja siis aretaja ütles, et see ikkagi kutsika puhul päris tavapärane ei ole, et minge käige ikkagi kiirabis ära. Ja siis tuli välja et on väike põletik, aga õnneks on ravimitel väga hästi allunud ja tundub, et ikkagi on kõik hästi ja saab korda. Ka muidu hoiab aretaja Britta Puusepp Hugol silma peal ja on väga toetav, sest ei Kätil ega Alaril ole varem koera olnud. Ongi täpselt selline tunne, nagu oleks 3. beebi endale saanud, sellepärast, et me ajame tõesti näpuga järge, mis kellaajal, kui palju tuleb süüa anda, me kaalume seda köögikaaluga ja kõiksugu lisandid ja asjad, mis sinna juurde käivad, et see on ikka täitsa keeruline. Aretaja antud juhend on mitu lehekülge pikk. 150 grammi kuivtoitu ja 250 siis toortoitu, kas siis meil on sügav külm, on kõik toortoitu täis, enda toit enam varsti ära ei mahugi, kõik on koera ja peeneid toite täis. Kui sa hommikul ärkad, mis sa teed siis kõigepealt? Siis kui me ärkame vara, me lähme temaga hommikul jalutama, teeme bye-bye enne jalutamist. Hugo käib juba ka koertekoolis. Kuidas teil koertekoolis läheb? Täitsa kenasti saame, me oleme mitmes erinevas koolis isegi praegu juba käinud, et täitsa kenasti allub õpetustele ja loodame, et läheb niimoodi edaspidi ka. Meil elab siin samas üks teine koer, mille nimi on Kuupel ja ta oskab käppa anda, pulka toob, ta on päris tubli olnud. Sa loodad, et Hugo saab sama targaks? Jah. Talle natukene meeldib su kindaid ja mütsi näksida, eks ole? Jaa. Ja talle meeldib üldse sussi ka näksida. Jaa, emme sussid ka talle hästi maitsevad. Hugol on siis nagu oma maja, et ta magab öösiti puuris. Jah, no me nimetame pesaks seda, et see on tema siuke turvaline koht. Ja aretaja rääkis mulle sellest, et see tõuk, kui nad kunagi karjas elasid, siis nad ka pidid tegelikult koobastas elama ja sellel pesal on siis kate ka tegelikult peal, et see siis peaks talle siuke turvaline koht olema. Tegelikult on seal hea meelega ja meil on endal ka siis vähe kindlam tunne magada öösel, et me teame, et ta siin diivanit näiteks ära ei söö või midagi muud siukest head. Hugo on perre väga hästi sulandunud. Kõikidel teistel on adventikalendrid olemad, isegi koerale Kalaril ei ole. Ei ole siis hea laps olnud järelikult. Juba liiguvad mõtted ka suvele. Tegelikult, kuna meile meeldib telkida ja matkata, siis me ikkagi plaanime, et temast saab selline tore kaaslane meil. Suvel saame palju ringi matkata ja seigelda.